üllatused, väike nipp veel. Mina tahan teile siin täna näidata. Jälgige siis need raamatöö, nagu ütles, hoiame tugevasti paagist kinni. Üla keha vaba käe peale saama käia hästi vabalt, ei hoiame krampis. Ja Hilka kus jah, Hilka sina oleks kohe küllili. Ja oleks kohe küllili. Ja Arturil, nagu ütles, on täpselt sama tehnikaga, aga välja tuleb ikkagi teistmoodi. Ehk siis jalgadega ta tugevasti hoiab kinni, põlved tugevasti ja lihtsalt kinni. Üla tema oleks ka vaba, kui ütluse lõiksa küljes tugevasti ma loodan, et ma saan nüüd sööaeg ka veidi käe soojaks. Ja ma nüüd olen Eestis, aga siin ju just võtta ei saa. Põhimõtteliselt saab kõik läheb kohe täna ja aastat jõuab see peale. Ja mis ta juhtub? Pillab ratta maha. Viskab ratta maha. Viskab ratta maha. Selline asi ikka juhtub kohe, kui sõidad mootorrattaga. Selline asi võib juhtuda ka siis, kui sa motoga hakkad. Kõrval juhtunud külg külg, tuled hommikul pingist välja ja ratas on külgi maas, sest öösel tadas vihma, pinnas oli märg, pehme ja ratas kukkus maha. Aga kuidas sellist ratast püsti saab? See ratas kaalub siin sellises olekus, ma arvan, 230-240 kilo, et toorest jõudu kasutada ei ole mõistlik. Aga nagu ikka on... Võib või on, aga kinnitada ei ole. Jaa, siis tuleks olla kaval. Võib olla kaval peab olema. Nii et kasutame siis kavalust. Meil on siin üks vabatahtlik Helen. Ei tule. Meil on hoopis üks vabatahtlik Helen siin, kes näitab, et üks kleenuki naisterahvas tõstab selle 240 kilo üles nagu niuhti. Ma arvan, et mikrofoni Artur sulle sina teda juhendasid. Kõigepealt selline asi juhtub, et siis esimese asjana peaks vaatama, et iseendaga on kõik hästi. Käed jäävad otsas, pea terve. Siis võiks rahulikult hinge tõmmata ja vaadata situatsiooni üle, et kus, mis ja kuidas. Ja nüüd, kui siis eelmisel paar minutit mõelda saab liinaga alla tulema, et siis võiks jälgida elementaarseid asju. Ma näiteks, et siiapoole on pikali maha võtnud, siis esimene asi, mis võiks vaadata, kas on käik sees. Käik on sees, see on mõistlik nagu üle vaadata sellepärast, et kui see juhtub kavaku peale püsti seda ratast tõstnud, et seda ei veere veel eest ära. Siis teine asi on see, et kui see ratas hakkab pärast püsti saama, et ei peaks seda ümberringi tantsu tegema, et siis lükkame selle külle jala ka kohe välja. Et siis kui me on püsti, siis istame mida teisele poole maha, siis on jala peal. Kolmas asi või siis järgmine asi on see, et kui me tõstma, et siis surume siit esipidu heekli ka kiinni, siis on topelt kaitsega veeremine. Aga seal muud ei ole midagi, tuleb siis vaadata istuda siia samme peale, et siis nii-öelda sama kondiga nihutada ennast sellest ülaservast natuke enne allapoole, et tekitada siis tõukekoht. Ühe käega võtta samgas kinni, teise leksust koos pinnuheebliga ja esimene tõuge on siis jalgadega taha ja siis hakkame jalutama tahapoole. Ja jalutame ja kuni lõpuni välja. Aplaus! Aitäh sulle! Nagu te nägite, ei ole vaja toorest jõudu, on vaja kaalust. Aga on olemas üks teine tehnika veel, kuidas seda sama ratas saab püsti. Kujutage nüüd ette olukorda, et olete linnaliikluses, olete teinud väikest sigadust, tulete rattalt maha ja siis järsku näete autopolitseinikku. Siis on hirm suur ja paanikas kaotate tasakaalu ja rattas kukub maha. Aga ärge muretsege. Meil on olemas motopolitseinik Mirjam, kes vapralt tuleb ja aitab selle ratta
püsti tõsta. Ja Mirjam näitab nüüd ühte teist tehnikat. Mirjam võtab lenksust, keerab selle lenksu vasakule, keerab selle lenksu välja, et ta läheb siia nüüd lukku. Eelnevalt, et täpselt need samad sammud käib läbi, et ta vaatab, et käik on sees ja kui ratas on siia poole kukkunud, tõmbab siis küljejala välja ja nüüd siis, kui ta nüüd tõmbab lenksu välja, ta lukus, nüüd tekib siia kujutel telg, jõutelg ja nüüd Mirjam läheb selle telje nii-öelda pikenduseks, ma nüüd natuke uhetan selle siin koha võtma ja nüüd lihtsalt jalgadega päev ja kolmari rihme kõik tahtis kõnnida, aga nagu te nägite, mängleva kergusega tõstis leenuki mängimahas 240 kilose ratta üles. Aitäh! Selliseid nippe ja palju muidki kasulikku õpetame me meie kursustel. Tulge motomatkajate tieti juurde, rääkige meiega juttu kursustest ja näiteks motohüügisest. Tulge otsige Artur üles, Artur kõrvalhallis, räägib teiega hea meele juttu oma koolitusest. Aga meie tänavad praegu, aitäh teile!